Ja nüüd siis REST-i viimane etapp, enne kui arhitektuurini hakkame jõudma, ehk tuleks siis ka need REST-i kontrollerid teha ja vaadata, et seal see turvalisus ka päriselt töötaks. Ja ilmselt veel enne arhitektuuri võib-olla peaks kuskil vahepeal veel testimise ette võtma, et see kõik ka olemas oleks. Aga nüüd on vaja kõigepealt need kontrollerid luua, ehk API kontrollerid. Neid on meil vaja samamoodi, siis mul siin vaja 5 tükki. Samade nimedega esimese hooga, ehk jällegi seda disaini tuleks tegelikult teha teiselt poolt, et hakata UI'st peale ja mõtleme siis selle järgi, mida siis tegelikult täpselt tarvis on. Aga alustada võib siis lihtsalt täie hooga scaffoldimisega. Nii, ja mudelid. Ma olen laisk ja kopeerin kõike. Nii, ja muus osas võiks siin kõik vist olla nagu õige. API controllers, õige andmebaasi kontekst, kõik on. Äkki saab kõik suisa korraga ära genereeritud. Õnneks igaks juhuks rakkan see seisma. Ja proovime. Nii, tundub, et need kõik said valmis ilusti. Ja vaatame, mis me saime. API controllers, siin on kõik on. No võtame see kõige lihtsama contact types controller, ehkki see on natuke keeruline, sest siin on see long string, sellega siis peab ka siin nagu natukene tegelema. Aga välja näevad siis API controllerid tõesti oluliselt lihtsamad, sest siin ju kogu vaate ja valideerimise pool on väljas, sest sellest on juba kõik keegi kuskil hoolt kandnud. Aga mis siit nüüd siis puudu on siis kindlasti DTO-d, ehk hetkel ta siis kasutab otse domeeni klasse, mis ei ole nüüd kindlasti nagu õige. Ja IDORist, ehk siis sellest, kes mis andmeid tohib vaadata, sellest ei tea me veel ka üldse mitte kui midagi. Teoorias teame, praktikas pole siia veel rakendanud seda. Ehk praegust lihtsalt prooviks selle REST-i poole tööle saada ja vaataks, et see kõik siis toimib. Nüüd selleks, et mingisugust security't teha, või kõigepealt võib siis nagu proovida, mis siit siis üldse välja tuleb, paneme seda tööle. Ja läheme oma Swaggerit proovima. Ehk siin on nüüd siis kõik need endpointid meil olemas. Ja siin on ka siis näha see kõik, mis on valesti, ehk ühtegi seda app.domeeni siit vastu vaadata ei tohi. Aga las nad hetkel olla ja lähme vaatame nüüdseks siis persoone, API get, mis siis peaks andma meile kõik persoonid. Try it out, API versioon, mis peab olema 1 meil siis, ja execute ime. Ja saime teada, et meil pole mitte ühtegi persooni. Tõesti vist ei ole ka, sest andmebaas vist sai vastu taevasse vahepeal lastud. Aga proovime siis kontakti tüübiga, kas mäletagi, mis meil siin üldse parasjagu andmetest on. User, person, ei tõesti ei ole, contact types, contact types on. Siin muidugi tekib see tõlkeste ringi probleem, aga võib siis ajaviteks vaadata, mis ta teeb. Get, try it out, API versioon 1, execute,
tõesti saime, aga kontaktid kõik on 0, nii nagu peabki olema, aga kontakti tüübi nimi on täitsa olemas ja see on serialiseeritud siis objektiks. Ehk dictionary vastabki JavaScripti või JSON-i siis objektile ilusasti. Seda me iseenesest saada ei tahaks, et see contact type name peaks siin tegelikult siis ilmselt string olema, et see ei ole ju kliendi asi näha meie mingisugused tõlkeväärtused, kui ta need tegelikult tarvis ei ole. Ehk seda peab siin natukene parandama ja vaatama üldse kõiki need TTO-dele ja kõikidele muudele asjadele otsa. Aga see on juba niisugune lihtne tehniline töö, et mis siin nüüd veel on vaja ära teha, on siis vaja ära teha turvalisus. Ehk kuidas see siis päriselt kaitstud on. Teeme siia ühe inimese juurde, Kiven Name. Meil on siis Mikk Raba. Parem teed vist company peal seda teha, sest see on palju lihtsam. Create new, company name, Käver ja Co. Nii, persons, contacts, account, companies. Nii, ja hetkel, kui ma siis seda proovin, try it out, 1, execute, siis ta tõesti töötab ja annab meile company, Käver & Co, kõik asjad ülejäänud on siin 0. Ja see on ka nüüd küsimus, et mis siin selle koha peal üldse olemas peaks. Pigem neid siin võib-olla ei peaks üldse näha olema, et siit hakkab tekkima kohe meile circular reference, sest nad hakkavad üksteisel viitama. Hetkel, kuna see on üksik kompani andmebaasis, siis ta veel kellelegi ei viita. Aga nüüd siis turvalisuse pool ja turvalisuse poole pealt Swaggeriga vaadates võivad asjad tunduda meile hästi, sest me oleme tegelikult sisse logitud sellesse veebi. Ehk isegi kui me nüüd mingi turvalisuse peale paneksime, mis ta ikkagi töötab. Aga kui me sellest välja login, siis nüüd järgmisel katsel, kui päriselt turvalisust rakendada, siis peaksime me hakkama vastu näppe saama. Ja kuidas seda turvalisust siis sinna rakendada, sellest oli siis meil siin ka juttu. Kuskil on siis meie authorize attribute siin lehe peal. Nii, ja siis sellega, kuna me toetame mõlemat, siis me tahame saada seda authorize mõlemat skiimat, on ju, cookies'i ja GVT-d. Siis meie tahame oma API controlleris saada siis GVT kaudu ja cookies'i ei taha üldse vaadata. Ja companies controller. Ja siia siis autoriseerimine peale panna. Restardime ja vaatame, kuidas see töötab. Nii, execute'ime seda asja uuesti. Ja saimegi siis vastuseks 401 unauthorized, ehk enam meile siit endpoint'ist infot ei anta. Ja selleks, et saame proovida, kuidas ta töötab, teeme siis login'i, try it out. Versioon 1 on tore. E-mail oli siis user või admin mul, taldeh.ee ja parool oli kala. Mis iganes, 1, 2, 3, 4, 5. Saime vastuseks GVT ja refresh tokeni. Refresh tokenit tuleb siis eraldi vaadata. Aga authorize ja siia siis tuleb kirjutada bearer ja kogu see string panna. Nüüd on meil siis see bearer seal olemas ja proovime siis uuesti. Ja saime ikka vastu näppe. See on nüüd huvitav. Miks ta ütleb meile siit 401? Ta võiks seda mitte ütelda. Nüüd tuleb natuke siis debugida. Kuskilt on midagi puudu jäänud. Authentication schemas on. Kas mul on siin jäänud midagi külge ühendamata? Add authentication, add cookie, add GVT bearer. Issuer audience key. Need võiksid olla. Nii.
iShare'i audience on. Kõik nagu on. Kuskilt on midagi nüüd vahelt mul nagu välja jäänud hetkel. Aga kust? Kes teab? GTP error on companies controller ütleb authorize ja see oleks ka nagu õige. Ja ma ei mäleta, et ma oleks pidanud siin pipeline'is midagi tegema. See peaks tulema lihtsalt siit use authorizationist külge automaatselt. Let me see, mida ma olen dokumentatsioonis ise kirjutanud. Ja, see on tehtud. Controlleri tegime, see ka töötab. Kors ei ole oluline, see kõik on olemas. Nüüd siis tuleb hakata debugima, kus ta siis sellega nüüd siis võssa meil läheb. Nii, ja ta peaks praegast andma ju õiges arvus sekundeid, ega mul see GVT ometigi ju aegunud ei ole kõikide eelduste kohaselt. Märts 26, 22, 29. See võiks olla nagu ikkagi kaugel. See on õige. Aegunud ta ei ole. Aga kuskil pipeline'is saab ta siis külge endale 401. Share audience ja key. Share audience ja key. Sellega on nagu hästi. Ma ei näe, kus see praegust tekkida saaks. See on register. See on login. Ja siit läheb kõik hästi. Huvitav. Vaatame korra mingit teist rakendust.
authentication, add cookie, add GTP error, õige. Save token, see on kõik fine. Token validation parameters. Issuer, audience ja symmetric key. Clock skew, kõik on õige. Ma ei näegi siin nagu põhjust praegust, miks see peaks niimoodi juhtuma. Kõik näeb välja väga õige. Väike paus, ma mõtlen natuke aega elu üle järele. Nii, olen meil debuginud natuke aega edasi ja tagasi. Lihtsalt ma ei tahtnud seda linti võtta, sest mis te ikka vaatate, kuidas ma 10 minutit edasi tagasi kõike proovin. Aga leidsin lõpuks huvitav asja, et väliselt kõik töötab. Ehk siin on küll confida vaja API versioon ja kõik muud asjad, aga väliselt autoriseerimine töötab täiesti ilusti. Ja kui ma võtan selle siit küljest ära ja saadame uuesti, ilusti tuleb 401, panen headeri tagasi, tuleb sisu välja. Aga millega pärast Swagger täpselt sama headeriga ei tee seda. Ja aru ma ei saa, kus see hetkel tuleb. Swaggeri conf näeb välja kõik täpselt õige. Võrdlen teise töötava toimiva lahenduse vastu, kus ma seda kunagi kirjutanud olen, mida me mobiiliainetes kasutame backendina, töötab. Ehk midagi on mul Swaggeris parasjagu paigast ära ja ma ei saa aru, mis tal paigast ära on. Miks ta annab siin vastuseks 401 unauthorized. Pean natukene seda kaevama. Aga põhiline, mis peab töötama, on olemas. Nii, aga vaataks siis korra need kontrollerid. Swagger üle peame siis mõtlema, mis seda vaesekest piinab, miks ta niimoodi teeb. Ja kui me nüüd seda components kontrollerit veel vaatame, siis siit on puudu see versioniseerimise path. Ehk sellest oli meil ka siin dokumentatsioonis juttu kuskil. Public API ja kuidas siis versioniseerimine käib. Otsime see kuskilt üles. Siit sellise siis lisa tagiga sinna kontrollerisse või lisa ruutimisparameetriga ja teistpidi siis ka versiooni number siia peale. Ja omakorda siis kogu siis see dokumentatsiooni pool siia külge. Vaatame siia kuskilt üht ilusat täis näidet. Nii, decorate controllers. Nii, me kindlasti siis produtseerime. Siit on ju application JSON-i formaadis. Siis võimalikud vastuse tüübid, mis siit meilt tulevad, on siis, see on siis enumerable company. Ja teoreetiliselt siis 401 võib siit ka välja tulla. Unauthorized. Kui nüüd tahta siia nüüd kõike täiesti ilusti peale kirjutada. Ja ka siit get companies, return await võiks siis ka tegelikult olla ok. Nüüd näeb siis see üks meetod siis eriti ilus välja. Lõpuks jääb veel üle siis ainult kirjutada XML kommentaarid, mida siis Swagger saaks meile kaunisti kuvada. Nüüd läks midagi üldse katki. Tegin siin vea
2 slash'i ei saa siin olla. Teeme siin refreshi korraks ja vaatame, milline see get company's nüüd välja näeb. Ega siit siis esimese oga silma järgi midagi nagu näha ei olegi. API version string query, see tundub mulle kahtlane. Ma tahaksin ikkagi seda saada mitte string query'na. Aga proovime järgi, try it out, 1. Execute API version 1. Kus ta seda küll võtab? Add API versioning options. API Explorer. Ja. Kus küll see nüüd tuleb siis? Ikka midagi nagu selle Swageriga kuidagi sassis. See on kõik õige. Siin on juba security. Huvitav, kus ta seda välja võtab? Company's controller. Huvitav, aga kas ta toetab siis tegelikult ikkagi mõlemat? Siis ta peaks olema tegelikult API V1. Toetab iseenesest mõlemat. Ehk midagi on ikkagi siis Swageriga mul paigast ära. Mille üle ma peaks natuke mõtlema, kusjuures Swagger on vist nüüdseks juba mingil määral tahab Microsoft välja vahetada, ehk töötama peaksid veel mõlemad. Ehk tavaliselt me tahame siis saada sellisel kujul urle, kus see versioon on siia sisse kirjutatud, mitte siis query stringina lõppu pandud. Ehk väliselt kõik nagu töötab, aga mul on siis Swageriga vaja siin võidelda, et aru saada, miks tema seda siis sellisel kujul teeb. Aga aitab siis praeguseks küll.